IT-juhtimine kõrgtasemel, teine osa. Kui sul on selge ja teistele tõeliselt huvipakkuv nägemus, millesse kõik usuvad, siis on lihtne juhtida oma meeskonda ka raskematel hetkedel. Edu tuleb vaid juhul, kui inimesed tahavad minna suunas, kuhu sina tahad neid juhtida. Alustada tuleks lõpust ehk kirjeldada soovitavat edukat tulemust. Parimad IT-visioonid koosnevad 2 osast. Esimene osa seob kõik ettevõtte visiooni, missiooni ja eesmärgiga. Teine osa, mis on ehk veel olulisem kui esimene, seletab inimesele, kuidas nende tegevus mõjutab suure plaani elluviimist. Ideaalis on need 2 visiooni olulist osa väljendatud ka ühe kõlava lausega. Visioonist paberil ei ole mingit kasu. Juhil on vaja, et inimesed tegutseksid ja et nende tegevused oleksid kooskõlas visiooni ja eesmärkidega. Selleks on vaja selgitada kõigile, milline on see siht, kuhu edasi suunduda. Siis tunnevad kõik end ettevõtmises oluliste osalistena ja oskavad igat oma töötulemust ettevõtte või siis IT-visiooni ja eesmärkide seisukohalt lahti mõtestada. Samuti tuleb teadvustada, et visioon on elav idee, mis muutub vastavalt elumuutustega. Inimestele meeldib juht, kellel on väärtused, kes on sihikindel oma väärtuste elluviimises ja kes on otsekohene. Juhi sõnad ja teod peavad kokku minema. Kedagi ei motiveeri inimene, kes ei ole usaldusväärne. Parimad juhid hoolitsevad, et nende meeskonnas on tugev meeskonnavaim. Veeretavad ära raskused meeskonna teelt, võtavad endale raskeimad ülesanded, nagu selleks on kokkulepete leidmine, vestlused meeskonnaliikmetega, kes ei anna piisavat panust ja nii edasi. Nad teevad seda, sest mida tugevam ja edukam on meeskond, seda enam soovivad inimesed selle meeskonna liikmed olla. Üksinda saab vähe tehtud. Seega on vaja, et teised sulle järgneksid. Tulemuseks on efektiivsem ettevõte. Kui tunnete, et teie tööaeg kulub miljoni pisiprobleemi lahendamiseks ja ähvardavalt läheneb läbipõlemisoht, siis on viimane aeg kontrollida, kas teie juhtimisstiiliks on arendada süsteemi või inimesi. Kõrgtasemel IT-juht teab, et edukal juhil on edukad alluvad. Ära piirdu IT-kirjaoskuse levitamises vaid oma osakonna töötajatega, vaid arenda ka kõiki kolleege ettevõttes, ülemusi ja ka sidusettevõtete töötajaid. Teiste arendamist alusta enesearendusest. Kõrgtasemel IT-juhid jälgivad, vaatamata juba omandatud edukale juhtimisstiilile, pidevalt enda käitumist ja tulemuslikkust. Eriti hoolikult jälgivad nad, kuidas teised nende käitumist mõistavad. Nad on avatud ja võtavad enesele suunatud kriitikat võimalusena areneda. Enamus kõrgtasemel IT-juhte kinnitas, et suure osad oma teadmistest olid nad saanud erinevatest töökogemustest. Seetõttu võimaldasid nad ka oma alluvatel täita erinevaid tööülesandeid. Juhi igapäevatöö pakub palju võimalusi töötajate nõustamiseks ja juhendamiseks. Paljud kõrgtasemel IT-juhid planeerivad aega endale iga nädal 2-3 tundi oma töökaaslaste juhendamiseks, sest nad teavad, et see on hädavajalik ja teisi õpetades arenevad nad ka ise. Võib kõlada ootamatult, kuid kui IT-osakond töötab täiuslikult ka pärast IT-juhi töölt lahkumist, on see parim pärandus, mida üks IT-juht võib jätta ettevõttele ja parim kompliment IT-juhi tööle. Kui inimesele ei anta võimalust areneda, siis töökeskkond taandareneb või halvemal juhul otsivad võimekamad inimesed endale uue töökoha. Kui aga inimesi arendada, siis vallandad ettevõttes lisaenergia tööde elluviimiseks. Suurendad IT-mõju ettevõttele, sinu töö muutub veel enam eneseteostust pakkuvamaks ja pärandad ettevõttele jätkusuutliku osakonna. Et saavutada kõrgtase IT-juhtimises on vaja kombineerida teadmisi tehnoloogiast, ärilist arukust ja inimeste juhtimisoskust, kuid nad ei ole võrdse kaaluga. Kui tehnoloogiliste teadmiste ja ärilise arukusega võib jõuda teatud tasemele, siis tõeliselt kõrgele tasemele saab tõusta vaid inimesi õieti juhtides.
Edukas IT-juht ei pea tundma IT-tehnoloogiat mitte sügavuti, vaid peab IT-võimalustega laiahaarveliselt kursis olema ja mõistma, kuidas asjad toimivad. Asjadesse liiga sügaviti tungimine viiks IT-juhi kõrvale tema peamiste ülesannete täitmise juurest, äripoole ootuste täitmine ja tähtaegselt tulemuste valmis saamine. IT-juhil on umbes 60% tööst äriasjad ja 40% tehnilised küsimused. Juht üksinda saab väga vähe korda saata ja seetõttu on inimeste juhtimisoskus just see omadus, mis teeb tavalisest IT-juhist kõrgtasemel IT-juhi. Uuringu käigus küsitletud kõrgtasemel IT-juhid süttisid põlema, kui neilt küsiti, mida nad oma tööga saavutada soovivad. Kõik nad soovisid oma ettevõtte edukust parandada IT-osakonna eduka töö läbi. IT-osakonnal on asutusest eriliselt hea üldpilt, seega lihtsam leida uusi kasu võimaldavaid lahendusi. Samuti on optimeeritud IT-süsteem ettevõtte oluliseks tegevuseks. Olulisemaks tööalaseks kasuks on aga koostöös saavutatud head töötulemused ja IT-väärtus. Head IT-juhid võtavad endale tihti liiga palju valesid tööülesandeid ja seetõttu tuleb ette momente, kus nad tunnevad, ent olevat läbipõlemisele lähedal. Kuid kõrgtasemel IT-juhid suudavad keskenduda tööle, milleks neid on palgatud, inimesi juhtida ja saavutada tulemused läbi inimeste. Ja nad teevad seda oma tööd nautides ning ilma oma vaba aega ohvriks toomata. Inimeste arendamine toob kaasa mitmeid positiivseid aspekte. Sa suudad täide viia rohkem asju, oled seetõttu oma tööga rahul ja saad oma isikliku elu tagasi. Sinu meeskond on õnnelik, sest inimestel on võimalus õppida ja kasvada. Äripartnerid on rahul eduka koostööga, sest sa aitad neid IT-lahenduste abil saavutada ärilisi eesmärke. Ja seda mitte käsutäitjana, vaid võrdväärse partnerina. Süvenemata liigselt üksikasjadesse ja rohkem aega tegeleda inimeste juhtimisega. Probleemidele reageerimise asemel lood sa edukaks tööks vajaliku keskkonna, sul on oma meeskonnas innukad ja koolitatud inimesed. Head suhted teiste ettevõtte äripoori juhtidega, kes kõik töötavad ühe eesmärgi nimel. Töökaaslaste austus sinu vastu ja IT-juhti võetakse võrdväärse partnerina. Ja kokkuvõtteks viimane nõuanne. Raamatust leiad nipid ja nõuanded, kuidas saada heast IT-juhist kõrgtasemel IT-juhiks. Kuid muutumine on sinu enda kätes. See ei ole ime, vaid keskendumine õigetele asjadele. Kui sa otsustad alustada, siis pea meeles, et see ei ole lihtne ja nõuab pühendumist. Ja rasketel hetkedel ära mõtle sellele, millest sa pead loobuma, vaid sellele, millise tulemuse muutumine kaasa toob. Tänan kuulamast!